Tere kõigile! Ma olen siis Saamuel, olen Oleviste koguduse liige. Ma olen siis 3 aastat juba uuesti sündinud kristlane ja täna siis teemaks on, kuidas ma võin olla kindel oma usus. Et väga paljud inimesed kõiguvad ja kuidas olla kindel nii, et sa ei kõiguks. Ja enne kui ma alustan, ma tahaks palvetada, te võite istuda, kes seisab, siis võite seista. Ja lihtsalt pange silmad kinni ja kallis Isa, me täname sind selle päeva eest, ma õnnistan igat inimest, Jumal, ma palun, et sa avaksid meie südamed, meie silmad, meie kõrvad kuulmaks Jeesuse nimel ja räägi sina, Püha Vaim, las su võim langeb, su ligiolu, las igaüks kogeb sind täna, Jumal, Jeesuse nimel. Tee see sõna elavaks, Jumal, Jeesuse nimel. Amen. Ja ta on siis palju võimalusi väljendada kristliku usuelu algust. Kristlaseks saamine, oma elu andmine Kristusele, Kristuse vastuvõtmine, Jeesuse kutsumine oma ellu, Jeesusele ukse avamine ja nii edasi. Uuesti sünd ja kõik ajastavad ühte ja sama asja. Aga Jeesus tuleb läbi Püha Vaimu. Ja Ilmutuse 3:20 räägib, et kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Minu südamesse on väga palju Jumal koputanud, aga ma ei tahtnud kohe avada. Et ma ei olnud kindel, et kas on ikka õige ja kuigi ma nägin, ma olen ise kristlikust perekonnast, mul on mõlemad vanemad kristlased. Ma käin juba lapsepõlvest saadik kirikus, aga ma ei tundnud Jumalat. Aga alati ma teadsin, ma võin iga kell, ükskõik mis olukord mul on, ma võin Jumala juurde pöörduda, ma võin palvetada Jeesusele ja Jeesus aitab mind. Ja ma võin öelda, et kui mul oli raskused või mul olid mingid probleemid, siis ma alati, Jeesus aitab mind, palun tee nii, et te tuleks suur jama sellest. Ja Jumal kuulis mind, ta oli armuline, kuigi mina olin süüdi. Et kui tihtipeale on teil ka võib-olla olnud selliseid olukordi, kus te olete süüdi, aga mingil põhjusel keegi ei saanud teada, et teie tegite seda või kuidas öelda, pääsesite nagu oma nahast sealt, et keegi teine süüdi või mis iganes. Et mul on väga palju olukordi olnud, kus ma reaalselt tegin suure käki kokku ja Jumal võttis mu puhtalt välja sealt lihtsalt, ilma süüta. Ja nii tähtis on reageerida sellele, kui Jumal kutsub sind, kui Jumal läbi inimese räägib sulle. Et mul isa, ma mäletan, kui ma olin oma toas kogu aeg sõpradega, tegime lollusi, ma olesin patus veel, siis alati ta tuli rääkima mulle Jeesusest. Ja mis minu reaktsioon oli selle peale, et jää vait, ma ei taha kuulda. Ma olen juba nii palju kuulnud sellest, ma ei taha kuulata sellest. Ja ma sulgesin oma südame. Ja ükskord ma sain aru, et ma ei suuda üksinda edasi minna. Ma pean alla andma. Ma pean avama oma südame. Ma pean vastama sellele Jeesuse kutsumisele. Sest Jeesus kutsub igat ühte. Väga paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Väga paljud inimesed, nad ütlevad ära. Kui ma vanaks saan, siis ma hakkan kirikus käima või siis, kui siis kui on häda käes, siis ma alles hakkan otsima Jumalat. Tihtipeale inimesed, kes viimasel hetkel alles võtavad Jeesuse vastu, kus ma kuulsin, kus pastor Veljo kapten rääkis pühapäeval, et ta jõudis ühe vanema inimese juurde, kes oli juba suremas ja ta võttis Jeesuse vastu viimasel hetkel. Väga paljud inimesed, neile antakse see võimalus, et viimasel hetkel, aga sa ei tea, millal see sinu hetk võib tulla. Sa ei tea, millal sa ükskord sured. Mul suri üks sõber umbes 2 aastat tagasi ära. Ta oli ka Oleviste koguduse liige. Ta nimi oli Henri Marti Teller, kes tunneb. Tema isa on siin puldi taga, töötab, helitehnik. Ja ta oli üks mu parimaid sõpru. Ja ta ei teadnud seda, et ta ära sureb. Ta ei teadnud, et ta läheb igavesse ellu. Aga ta oli valmis. Mäletan, ma käisin haiglas ta juures külas. Me käisime emaga ükskord, sest mu emaga tunneb ka teda väga hästi.
sest ta oli väga tihti meil külas olnud ja me suhtlesime ja siis ta ütles, et tuleb üks väga tark inimene temaga rääkima ja tuli Siim Teekel. Ma arvasin, et see oligi Siim Teekel, aga ta ei öelnud, ütles, et see on üks tark inimene ja siis nad räägivad ja matustel Siim Teekel rääkis, et nad olid rääkinud teemadest nagu igavene elu ja pääste, patt ja ta oli Jumalaga asjad korda teinud. Ta parandas meelt, ta tunnistas oma patud, ta tunnistas, et ta on patune, ta võttis Jeesuse enda südamesse vastu ja ta on taevas praegu. Ta tegi selle otsuse, ta võttis Jeesuse vastu ja nüüd on igaveses elus taevas. Meil kõigil on igavene elu. Meil kõigil on olemas ihu, hing ja vaim. Ja meie hing ja vaim, need on igavesed. Ja peale surma läheb inimene kas taevasse või põrgusse, see on igane. Paljud ütlevad, et ei ole olemas, et tõesta või mis iganes. Aga mis siis, kui see, mis ma ütlen, et on tõde ja kui on inimene, kes ütleb, et ma ei usu põrgusse, et kui ma suren, siis ma näen. Aga siis, kui sa sured juba, siis on juba liiga hilja, sest Jumal ütles, et meil on võimalus meelt parandada ainult siin maa peal, siis kui me oleme oma ihus. Ja väga paljud inimesed, nad lükkavad lihtsalt selle armu ära. Nad ei tea, et mis need ees ootab. Kuigi neil on võib-olla hoiatatud, neil on räägitud, et on igane elu, et on olemas taevas ja põrgu. Nad ei uskunud. Nad ütlesid, inimesed on öelnud, et Jeesus armastab sind. Ma ei usu. Miks mul elus nii halvasti kõik on? Me teate, et kõiges ei ole Jeesus süüdi. Sest saatan tuli siia maailma, et varastama, tapma ja hävitama. Aga Jeesus tuli, et meil oleks igavene elu ja seda ülikülluslikult. Võib-olla sa oled tulnud täna siia ja sul on kodus mingid probleemid. Mõtled, Jumal, miks mul kõik sellised raskused on, sellised probleemid on, et kas teistmoodi ei saa? Jumal ütleb, saab küll. Tule minu juurde. Jumal ütleb, et Jeesus ütles, et kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, tulge minu juurde, ma annan teile hingamise. Teate, kui me paljud asjad annaksime Jumala kätte, siis paljud asjad laheneksid üleloomulikult. Ma olen näinud seda enda elus, kus mul oli vihaga probleeme ja ma olin hästi agressiivne. Ma tegelesin tai-boksiga ja ma olen tarvitanud igasuguseid aineid, alkoholi, suitsetasin. Ma olin täiesti patune ja see, kelleks ma muutusin, ma ise ei tundnud ennast ära. Ma mõtlesin, et kes see inimene on, kas see on see sama Samuel, kes on see sama Samuel, kes on selles kristlikus perekonnas. Ja mul ükskord lihtsalt viskas nagu, kuidas öelda, korgi välja ja siis ma ütlesin, kõik aitab. Ma ei taha rohkem nii elada. Ma tahan seda, mis on igal kristlasel. Õiglus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Mul ei olnud seda rahu, mul ei olnud. Kuigi ma olin kristlasest perest, ma käisin kirikus. Ma ülistuse ajal, ma mäletan, ma lihtsalt seisen niimoodi. Lihtsalt, ma ei saanud aru, miks nad ülistavad, miks see kõik, mis seal räägitakse, mis seal jutustatakse, ma ei saanud aru nendest pooltest sõnadest. Ja siis, kui ma võtsin selle otsuse vastu, et ma rohkem ei taha nii elada, siis ma parandasin meelt, ma mäletan, ma olin Bulgaarias, läksin põllede peale, ma ütlesin, Jeesus, anna mulle andeks kõik mu patud, tule mu südamesse. Ma tahan tõesti muutuda. Ma tahan seda rahu, ma tahan seda rõõmu, tahan seda armastust. Ma tahan vabaks saada kõigist oma sõltuvustest. Ja teate, sellest päevast alates hakkas mu elu muutuma. Ma ei mäleta, kas see oli enne või peale veega ristimist, aga selle otsuse ma tegin.
Sest väga paljud inimesed, nad ei ole veega ristitud, nad ei ole püha vaimuga täidetud, aga nad ei ela seda elu, milleks Jeesus on kutsunud. Kuidas? Ja Jeesus tahab elavat suhet meiega. Jeesus tahab olla sinu sõber. Sellepärast ütles, et kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Sa ju ei lähe mingi võõra inimesega, mingi Peeter või Vasja, sa ei lähe tema juurde ja sa kutsud teda külla või tema ei kutsu sind oma külla ja ütle, et kuule, lähme sööme. Sa ju kutsud ikka oma sõbra. Näiteks ma võin Markuse enda juurde kutsuda, ta on mu sõber, hea sõber. Võib-olla veel mõned siin inimesed. Heljo ka kindlasti ja ärge solvuge teised, lihtsalt ma toon näite, et see on sõprus, see on suhe, siis kui sa võid kutsuda inimese, keda sa tunned. Jeesus tahab, et sina tunneksid teda, et tema tunneks sind. Ja Jeesus on tõotanud, et ta ei jäta meid mitte kunagi maha. Meie võime ju Jeesuse maha jätta. Võime solvuda või mis iganes, kui meie tahte järgi ei sündinud midagi, siis meie võime loobuda sellest, ütleme, mul aitab usus kõik, ma ei taha rohkem. Võib-olla tulid mingid raskused või olukorrad, mis lihtsalt tegid sind nii kurvaks ja tõid sulle suure pettumuse ja sa andsid lihtsalt alla. Matteuse 28:20. Mina olen iga päev teie juures. Seda ütles Jeesus oma jüngritele. See on veel üks Jumala tõotustest, mis ta ütles. Esimene asi, et olla kindel oma usus, on vaja meeleparandust ehk meeleuuendust. Meeleparandus, parandada meeli. Ehk siis su mõtteviis muutub. Ja uuesti sündi, ehk siis sündida vaimselt uuesti Jumala perre. Sul on olemas füüsiline perekond, kus sul on ema, kus sul on isa, aga on ka vaimne perekond, kus on kogudus ja kelleks meil on ühine isa, meie taevane isa. Ja meil on suurem vend, Jeesus. Esimene asi, sa pead endale teadvustama, et sa oled patune, et sa vajad pattudest andeks saamist ja et Jeesuse veri puhastaks sind. Sa pead seda paluma, sest nii kaua, kui ma ei teadvustanud, ma ei saanud aru, enne kui ma sügavale pattu ei läinud, siis ma ei saanud aru. Alles siis, kui ma olin sügaval patus, siis ma sain aru, et ma olin patune. Ma mõtlesin, et kui ma ropendan või kui ma midagi veel teen, siis see ei ole patt, et mis siin ikka, paar ropp sõna, et see ei tee ju midagi halba. Pead kahetsema pattu. Sa pead saada aru, et sa oled patune, sa ei saa muud moodi. Ja 4, et sa pead Jeesust enda südamesse ja ellu kutsuma. Sest kui sina ei kutsu oma sõpra või sõbrannad külla näiteks sööma või jooma näiteks kohvi või teed koogilena, mis iganes, siis ta ei tule ju. Samamoodi, sa pead Jeesusele ütlema, Jeesus, tule mu südamesse. Tule minu ellu, tule minu perre, sekku sellesse olukorda. Ja siis ta alles tuleb, siis kui sa kutsud. Meeleparandus on väga hästi, üks inimene on öelnud, et see on nagu 180 kraadi pöörad. Siin on, ütleme, vana elu, on ju. Siit sa kõndisid, ropendasid, suitsetsid, ma ei tea, mis iganes veel. Sa pöörad 180 kraadi ja sa järgid Jeesust. Siin on sul uus elu. Sa oled uus loodu Jeesus Kristuses. Sa enam ei tee pattu. Kindlasti, kui me parandame meelt, kui me võtame Jeesuse vastu, kindlasti meil tulevad, me saatume jälle pattu, meil tulevad kiusatused. Aga tead, püha vaim on selleks, et anda selle jõudu ja väge nendest pattudest lahti saada. Teate, et minul ei toimunud see meeleparandust kohe sekundi pealt. Nüüd ma olen kristlane, nüüd ma olen puhas, kõik. Ei, Jeesus veri puhastas mind, ma sain oma pattude andeks, aga 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 ma sain
midagi oli puudu. Mul ikka ropendasin edasi, ikka tegin neid vanu harjumusi, mis ma olin harjunud tegema. Ja mõtlesin, et miks. Ja 2 kuud peale veega ristimist ma lõpetasin ropendamise. Mõtlesin, vau, kas tõesti ma ei ropenda, sest minu jaoks oli see suur ime, sest et mul oli iga teine sõna ropsõna. Ja siis, kui ma ei ropendu, mõtlesin, mis asja, et päev, 2, nädal aega juba ei ropendu, mõtlesin, vau, midagi on tõesti suurt sündima. Siis lõpetasin suitsetamise, alkohol ja nii edasi. Kõik tasapisi, nagu teate, kui inimene on must, siis duši all, kui ta peseb, see mustus läheb välja. Ja samamoodi Jumal puhastas mind tasapisi ja andis mulle jõudu väga vabaks saada sellest. Sest kui sa proovid üksinda lihas, lihtsalt enda jõuga proovid näiteks suitsetamisest loobuda või ropendada, mis iganes, siis ma ütlen seda, et sa kukud läbi, sest ma proovisin seda sama teha. Ja ma kukkusin läbi väga palju. Aga siis, kui ma andsin alla, ma ütlesin, Jeesus, ainult sina suudad mind vabaks teha, ainult sina suudad mind aidata. Panen oma lootuse sinu peale. Ja ainult siis Jeesus tuli ja aitas mind ja tegi mind vabaks. Nüüd sa pöörad kõigile sellele selja oma vanale elule. Ja elad uut elu Kristuses. Ja. Aga sa ei saa teha seda iseenese jõuga, vaid läbi püha vaimu on see võimalik. Ainult püha vaim võib aidata sul teha. Paulus räägib, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Kõik vana on möödunud ja nüüd on kõik uus. Kõik, kes võtsid vastu Jeesuse, andis Jumal meelevalla saada Jumala lasteks. Ehk siis, kui sa võtsid Jeesuse enda südamesse vastu, sa tunnistasid oma patud, siis sa oled Jumala laps. See on Jumala tõotus. Kui Jumal midagi lubab, siis ta teeb seda. Kui inimene lubab midagi, siis ta võib seda mitte teha. Kui Jumal ta on kindel, kui ta ütles, et igaüks, kes võtab vastu Jeesuse, siis ta andis talle meelevalla saada Jumala lapseks. Ja tead, kui hea on olla Jumala laps. See on väga midagi suurt. Me isegi oma mõistusega ei suuda ette kujutada, mis asi on olla üldse Jumala laps. Kui võrrelda maailma inimesi, kui neil on mingid suured raskused ja olukorrad, siis nad mõtlevad, mis ma nüüd peale hakkan. Nad on Jumal aitab sind läbi minna läbi nende raskuste, läbi nende probleemide. Halleluja. Ja me ei saa toetada ainult tunnetele usus, sest tunded võivad alt vedada, aga Jumala sõna ütleb, et me ei ela tunnete läbi, vaid usu läbi. Tunded võivad muutuda, kui usk ei vea. Kui sa oled kindlalt veendunud oma usus, siis sa jääd püsima. Oli üks lugu tähendab, kus üks inimene ehitas oma maja liiva peale, teine inimene ehitas selle kalju peale. Mis ta arvata, kumb maja ei terveks peale suuri torme ja vihmahooge? Pakkuge. Kes teab? Ainult need, kes teavad, olid asjad. Muidugi jäi püsima see, mis oli kalju peale ehitatud. See, mis oli ehitatud liiva peale, see purunes. Samamoodi meie usk peab olema rajatud Jeesus Kristusele, Jumala sõnale ja siis sa jääd püsima. Ja sinu päästeid taevasse saamine ei sõltu ainult sinust, vaid sellest, mis Jeesus sinu heaks on teinud. Ja mis Jeesus sinu heaks on teinud? Jeesus suri sinu eest risti peal. See oli kõigi sinu pattudest, kõigi su haigustest
kõigi su needustest, et sa võiksid olla õnnistatud, et sa võiksid olla päästetud, et sa võiksid olla terve. Ja sa ei saa päästet lihtsalt tasuta, sa saad selle tasuta, aga sa ei saa seda ise välja teenida oma tegudega. Ma olen hea inimene, ma saan päästetud, ma saan päevas ainult läbi Jumala arvu, aga Jumala arv on tasuta. Ja siin ma lõpetaks seda. Meil on viimase kirjakohas, et usk on loodetava tõelisus, nähtamatude asjade tõendus. Näiteks sa ei näe oma südamet, aga sa usud ja tead ning oled veendunud, et süda on, ta töötab. Sa paned käed oma südame peale, sa tunned, pulss töötab. Samamoodi, aga sa ei näe seda. Kuidas sa saad öelda, et sul on süda olemas? Sa tunned seda. Samamoodi ka Jeesusega, et me ei näinud, et Jeesus suri meie eest risti peal, aga me kuulsime ja me uskusime sellesse. Ja amen, selle peal ma lõpetan, et las Jumal väga õnnistab teid. Amen. Nii, aitäh Samuelile ja nüüd tuleb meil järgmine kõneleja, Oliver. Et tule räägi ka endast ja kes sa oled, mis sa teed ja siis räägi meile teemast, mida sa oled ette valmistanud täna. Teeme talle ka julgustava aplausi. Ja, aitäh. Markus ennem ütles, et palve ajal, et kui püha vaim juhib, siis võib kauem ka rääkida kui 20 minutit ja kuna ma räägin püha vaimust natuke, siis ma võib-olla räägin mingi tund aega. Tegelikult nii kaua ei räägi. Aga mina olen Oliver, ma õpin režissööriks filmikoolis ja kui ma režissööriks õpin, siis ma tahaks öelda, et aga minu elu nii-öelda lavastab Jumal, mitte mina. Ja vahest ma tunnen, et mul on hästi mitu elu, sellepärast, et ma elan enda elu ja siis ma nii-öelda kirjutan neid filme ja midagi sellist. Ja siis nii-öelda on siuke lugu ka. Aga täna näiteks hullult raske oli mõnes mõttes siia tulla, sest me just koolis vaatasime sükest filmi nagu Citizen Kane. Kas keegi on näinud sükest klassikut nagu Citizen Kane? Ilmselt väga ei ole. Hea film, soovitan vaadata. Kuna ma pean sellest analüüsi ka kirjutama, siis oli raske sealt filmist välja tulla, aga seal oli siuke lahe mõte, nagu tegelikult see oli üldse lahe mõte, aga seal olid ühed laulusõnad, mis ütlesid, et milleks üldse armastust vaja, sest tõelist armastust ei ole nii vina olemas. Aga mul on väga hea meel, et te siin olete, sellepärast, et see Jumal, keda meie teenime, see armastab meid väga palju. Ja ma räägin mõningad lood siis oma elust koos Jumalaga, nii-öelda natuke taustainfoks, et kus mina nii-öelda Jumalat olen usaldama õppinud või kus ma oma usus olen kindel, sest võin julgelt öelda, et mina alfa-kursust läbinud ei ole, ma olen kuskilt mujalt pidanud otsima neid tarkusi. Näiteks alustame kõige algusest. Esimesed mõtted, mis mul Kristusega on pühapäevakoolist, kus ma käisin ainult sõprade pärast. Sealt mulle meenub üks väga karm tund, kus öeldi, et kui sa ühe nädala pühapäevakooli vahele jätad, siis su nii-öelda leek kustub ära, et see kristlik leek pole ainult ühe nädala ja kui sa ühe korra käi, siis on nagu tuksis. Ilmselt ta nii karmilt seda ei mõelnud, aga minul jäi see niimoodi meelde. Ja siis oli üks vahva asi, mis mulle veel meelde jäi, oli niimoodi, et me saime piiblitunnis igast asjadest punkte, need olid nii-öelda mänguraha, need olid sellised paberitükikesed, siis me olime sõpradega kavalad, lõikasime need pooleks, et saada topeltpunkte ja see töötas ja me saime päris ägedaid auhindu siis, kui nii-öelda pühapäevakooli hooaeg lõppes. Ja minu viimane kogemus lapsepõlvest Kristusega on see, kui neid sõpru ei olnud kohal ja mul oli kirikus väga igav, aga see on ainuke jutlus, mis mulle meelde jäi seal vanade meestega koos istudes, oli Vene sõjaväest ja kuidas siis üks mees oli 48 tundi või isegi rohkem oli siis seal valves kuskil külma ilmaga püstiselt põhimõtteliselt magas seal ja siis paralleeliks toodi selle, et me peame oma usus ka valvel olema. Ja mõned lood räägin veel nii-öelda noorena.
PLL-i laagris käisin hästi palju, see oli siis niisugune iga-aastane koht, kus mina sain pühavaimu täis ja siis läksin koju tagasi ja siis sain aru, et elu ei ole üldse nii kerge ja nii-öelda saatan ütles, et sa võiksid paha laps olla ja siis ma olin paha laps tavaliselt just peale piibli lugemise laagreid. Näiteks ma ei uskunud leiva murdmisesse, ma rääkisin mingi 10 erineva vennaga, et miks seda vaja on ja nüüd ma ei ole ühtegi korda vahele jätnud, kui see on siin kirikus toimunud. PPL, piiblipäevadel, olen tervendamist näinud, see oli päris vahva, mis on meelde jäänud. Ja siis ma otsustasin ikka mingil põhjusel, et enne ma ristitud ei saa, kui mul keskharidus on käes. Ma ei tea, miks selline mõte, aga siuke tuli. Nüüd, kui ma juba vanamees olen, siis paar niisugust sündmust veel. Näiteks ma käisin Kaitseväes. Kaitseväes ma olin Jumalast üsna kaugel, mulle ei meeldinud linnaloal käia, väga naljakas, ma tahtsin seal passida, sest mulle ei meeldinud kodus käia. Ja oma kaitsekaaslastele ma ütlesin, et kui nad küsisid Jumala kohta, siis ma ütlesin, et sorry, ma praegu nüüd see aasta ma ei saa teile Jumalast rääkida, sest ma olen temast üsna kaugel ja ma ei taha väga silmakirjalik olla. Üks mu lemmikjutlusi räägib sellest, et me peaksime Jumalale võimalikult lähedal olema, mitte temast keegi kaugemal ja lemmikkirjakoht on Jeremiia 33.3, mis ütleb, et hüüa mind ja ma vastan sulle. Midagi sellist ühesõnaga. Mõte hakkab ju liiga kiiresti tööle. Ja lõpuks see keskkool sai läbi ja 2017 ma sain ristitud ka. Nii, vot, mul on lausa 14 minti aega, et siis saab teemaga ka alustada peale sissejuhatust. Aga ma ütleks niimoodi, et 2018 aasta on minu jaoks olnud parim aeg Jumalaga ja kõik need üles-alla Ameerika mägi siiamaani on, ma arvan, seda väga väärt olnud. Ja nüüd ma olen oma usus väga kindel. Kui ma Jumalas olin kindel juba ammu, ma teadsin, et Jumal on olemas, siis ma ei olnud väga kindel oma enda usuelus. Ma teadsin, et Jumal on olemas, aga ma väga ei järginud teda. Nüüd see kuidagi on siuke stabiilne. Minu usk on stabiilne. Ja kes mind aitab seda? Kes mind aitab siis olla stabiilne usus? See on püha vaim, ma arvan. Ja püha vaim on liigub nagu tuul. Me ei näe teda, aga me tunneme teda. Ja ta liigub meie eludes. Ta puhastab meie südameid. Ta on kui öelda siukse halva võrdpildina, siis ta on siuke väike hea mehike meie õla peal, kes osistab, kuidas asju teha. Räägin teile ka vaimuviljadest. Ja vaimuviljad ei ole mingisugused väga olulised asjad. Et kui keegi arvab, et vaimuviljad on siuksed asjad, et ma hakkan siin hõljuma, sest ma olen vaimuviljadega täidetud, siis see ei ole nii. Kui keegi hakkab siit ruumist hõljuma tänu vaimuviljadele, siis ma peaks ka Jumalaga oma lepingu üle vaatama. Aga Galaatia 5:22-23 ütleb, et vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Mulle väga meeldib, et need on siuksed lihtsad asjad, kõlavad lihtsalt, tegelikult ei ole väga lihtsad. Enesevalitsus ei ole väga lihtne, tasadus, no ma ei tea, mulle meeldib väga palju halbu nalja teha näiteks, aga rõõm on minu sees, tänu Jumalale, armastust on minu sees piisavalt ja rahu ja pikka meelt ja enamus asjad on mul vaimuga juba olemas, nii et suhteliselt õigel rajal olen ja ma olen püha vaimule väga tänulik selle eest. Ja kui sa saad need püha vaimu viljad ja sa oled rõõmus ja sa omad endale täielikku kontrolli, siis see ei tee sust teistest paremaks inimeseks, nagu absoluutselt mitte. Mina ilmselt arvan, et siis sul tegelikult see standard hoopis tõuseb, et siis sa pead pingutama veel edasi. Ja minu vanaema näiteks on, ta ei ole siuke ateist, ta on siuke kerge ateist, et tal ei ole Jumala vastu midagi, aga tal on vist kiriku vastu midagi, ma täpselt ei oska öelda, mis see teema on. Aga ta ütles mulle, et kuule, ma vaatan, et sa oled kiriku asjadega jube tõsiselt hakanud tegema, et mis teema sellega on. Siis ma ütlesin, no ma ei tea, mis teema on. Siis ta tegi väikse mõttepausi ja ütles, aga tegelikult, kui nüüd ajas tagasi vaadata, siis see Jumal vist on siis päris palju aidanud, et käi edasi seal kirikus. Et tänu Jumalale, et püha vaim mind aidanud on selle eluga. Muidu mul oleks midagi ette näidata talle, siis ta mõtlebki, et mis ma siin kirikus käin, kui midagi ei muutu. Näiteks koolis ma ütleks, et ma olen üsna laisk inimene.
pigem ei näita oma eeskujuga välja mõndades asjades oma entusiasti, aga just hiljuti üks klassiõde tunni ajal telefonis mulle kirjutas, et seda on nii rõõm näha, kuidas sa oma usku välja elad. Siis ma olin mingi, no okei, no võib-olla ma ise ka ei saa aru, kui hästi mul sellega läheb, kuidas püha vaim mu elu juhib. Aga vahest näiteks kirikus on mulle öeldud, et miks ma nii väsinud välja näen. Ja siis ma pean seletama, et tegelikult ma ei ole väsinud, lihtsalt nagu kui sul on rahu südames, siis sa ei pea kogu aeg nagu mingi rillid rallama, et sa võid nagu niisama ka väsinud olla, sellepärast et sul on nagu raske päeval. Tegelikult südames oled täiega rõõmus. Võt. Nii et kui mul väga kurb nägu on, siis 80% tõenäosusega ma olen lihtsalt väsinud. Püha vaim on mulle andnud kannatlikkuse ja tasase meele oma perekonna vastu. Ma ei saanud tükk aega nendega hästi läbi, nüüd ma saan nagu nendega mega hästi läbi. Muidugi see on sellel põhjusel ka, et ma ei ela nendega koos ja ma näen neid harvem, aga pikka meelt mul nendega igatahes ei ole varem olnud. Ja nüüd ma mõistan neid, ma ei halvusta neid mingites asjades, mis ma arvan, et on valed, vaid ma nagu mõistan seda ja ma saan aru, kus need on nende ellu tekkinud ja püha vaim juhib mind selles. Hiljuti näiteks püha vaim ütles mulle, et ära võtta õppelaenu selleks, et osta seda uut MacBook Prod. Ma tean, nagu püha vaim teab, et sul on nagu see aku katki, mul oli aku katki, aga eile õhtul, kui ma seda teksti kirjutasin, siis see aku järsku töötas, nii et selles mõttes on nagu korras, ma ei pidanudki juhet taga panema, tänu Jeesus. Jeesus ütleb piiblis, et ära jää purju, aga mina usun, et püha vaim ütleb mulle mitte igapäevaselt, sest mul ei ole sellega probleem, aga tema ütleb, et ära ju üldse. Ära proovi ka tilkagi ja ma selle järgi üritan elada. Sellega on üks kiire lugu ka, mul on 9 minti, ma olen juba viimase slaidi peal, ossa nuga, eriti kiirelt olen rääkinud. Ma jõin täna kohvi, sellepärast see ikka mõjub hommikust saati 3-1. Alkoholiga üks lugu ka, mida mul alati ikka meeldib rääkida. Olin giidiga 2 Indias mägedes matkamas ja siis giid mõtles, et jooksin ennast purju, jäi ennast täiega purju. Mingil hetk ta kindis enamus aja mu ees, siis üks hetk ütles, et kuule, ma äkki tahaks su taga kõidida. Siis ta oli nii purjus, tegelikult ta ei tahtnud näha, et mina näeks, kuidas ta kõigub. Aga üks hetk see tema käsi ikkagi tuli mõlale seal mägede, siis ta põhimõtteliselt tõmbas mind ka kuhugi kraavi peaga ära. Aga no, ma olen veits nagu kõvem vend, kui tema olin ja siis ta kukkus ise järve, mägijärve ja siis ma püüdsin ta sealt välja. Ja siis me pidime mingisse teise külla minema, mis oli hullult lahe, seal olid mingid kohalikud pered, kus me ööseks jäime. Aga see oli ka natuke vaimu juhtimine, sellepärast, et kui me oleks edasi läinud, siis me oleks pidanud ilma varustusega -27 kraadi juures 5400 meetri juures ööbima, me ilmselt oleks mõlemad surnud. Nii et ma usun, et igas asjas on midagi head. Jeesus ütles, et mina olen tee, tõde ja elu. Mina usun, et minu elus püha vaim näitab mulle, milline see tee on, kuidas seda teed kõndida, milline on see tõde ja kus on see õige elu, mida otsid. Markus naerab seal. Kas ma räägin midagi valesti või sa lihtsalt sul on... Okei. Jah, vahest mulle näiteks tundub, et piibel on suht kuiv, siis minu jaoks püha vaim on see, kes seda sõna kastab. Ma võtan natuke hoogu maha, sest mul on lausa 7 minti aega. Aga kuidas püha vaim aitab meie elus või meie usus kindlad olla? Ja ma loen terve selle koha ette, mis ma piiblist valisin. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu, kelles me hüüame Aba isa. Seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Aamen. Et mina tunnen, et minu elus vaim kindlasti juhib mind ja selle järgi ma tõesti saan aru, et ma olen Jumala laps. Vahest tundub nagu, et Jumal on olemas, aga nagu sa päris südames ei ole aru saanud, et Jeesus on sinu eest ristil surnud, sest see tundub liiga hea või midagi sellist. Aga püha vaim teeb sellega arusaadavaks lisaks sellele, et näitab ka seda, kuidas Jumalat vastu teenida.
Ja kui ma ennem rääkisin seda lugu, kus me lapsepõlves neid paberitükikesi pooleks lõikasime, siis ma arvan, et saatan siin maailmas näitab meile päris palju neid mooduseid, kuidas nii-öelda nihverdada asju ja minna läbi kohtadest, kus me ei peaks olema. Aga ma usun, et Jumala vaim näitab meile, kuidas lõigata pooleks, või mitte lõigata pooleks, aga kuidas lõigata vaimuvilju ja mitte selleks, et koguda neid kuskile kompostihunnikusse, vaid koguneda neid taevasse või võrdpildina sinna korvi, kus Jeesus tegi 5 leivast mitu tuhat leiba, et tema paljundab meie neid vilju. Kas te teate, mis on üks asi, mida kosmonaudid maa pealt teemas olles kõige rohkem igatsevad? Vist keegi ei tea. Mulle kosmos väga meeldib ja see on tuul. Ja kui ma ennem rääkisin, et püha vaim on nagu tuul ja kui kosmonaudid igatsevad seda tuult, siis mina igatsen väga püha vaimu tuult ja ma loodan, et teie igatsete ka seda, sest see on väga mõnus. Ja lõpetuseks ma ütleks, et püha vaimuga koos olles me ei tunne ennast üksikuna ka. Ja vahest on niimoodi, et sa oled kuskil seltskonnas isegi ja tunned ennast üksikuna, aga viimase ajal, ma ei tea, ma olen lihtsalt püha vaimus nii rõõmus, et ma suutsin lausa 5 minutit kiiremini rääkida. Aitäh!